Ma loodan, et toit on maitsnud väga hästi ja te olete kogunud jõudu selleks kõigeks, mis seisab ees. Ja et võib-olla kohe äkki siis meie tänase õhtu ja telesaatega edasi minna väga väärikalt, nagu vabariigi aastapäevale kohane, siis ma palun teil tõusta, sest kohe jõuab meieni Eesti hümn Kaire Vilgatsi ja Kalle Pilli poolt. Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, kui kaunis oled sa. Ei leia mina iial tead, see suure laia ilma peal, mis mul nii armas oleks ka, kui sa mu isamaa. Sa oled mind just sünnitanud ja üles kasvatanud. Sind tänan mina alati ja jään sul truuiks surmani. Mul kõige armsam oled sa, mu kallis isamaa. Su üle Jumal valvaku, mu armas isamaa. Ta olgu sinu kaitseja ja võtku rohkest ennista, mis iial ette võtad sa, mu kallis isamaa. Aitäh Kairele ja Kallele. Ma võin vihjena öelda, et neid kohtab täna laval veel. Nii et igal juhul on väga mida oodata. Aga enne kui me peo lõpu juurde jõuame, läheme ikkagi peo alguse juurde. Ja ma palun siia Harri Pajundi, vallavolikogu esimehe, et uurida natuke, kuidas elu siin Sauel on läinud. Meil on lahkelt ruumi siin, palun. Palun sinna diivanile. Suur tänu. Harri, kuidas pidu on alanud siis, et üle pika aja on inimesed koos, ma vaatan, lauad on tihedalt täis, meeleolu on hea, sumin käib, inimesed pildistavad? Tundub, et väga hästi on alanud, sellepärast, et kõik see, mida sa ette ütlesid, see kõik toimib ja väga ilusti toimib ja ma ei ole ühtegi nukrat nägu siin näinud täna. Kui palju pilte sa muide oled teinud? Palju sust Diana ja kellega koos pilte on teinud? Oppadiis. Ma arvan niimoodi, et see tuleks võib-olla lugeda saalis inimesed kokku ja siis meil õnnestus Andresega peaaegu kõikide piltide peale. On ja mida inimesed räägivad muide? Kas nad on ka öelnud, et Harri, mul on siin selline probleem, vaat äkki leiab lahenduse? Täna veel ei ole, aga pikk õhtu on ees, jumal seda teab. Kuidas Saue vallal siis niimoodi 2022. aasta algul enne vabariigi aastapäeva, suurt Eesti sünnipäeva läheb? On rohkem põhjust rõõmustamiseks või muretsemiseks? Ma arvan seda, et meil on pigem põhjust rõõmustamiseks, sellepärast, et täna me oleme juba jõudnud välja oma sellesse rutiini. Valimistest on juba mitu kuud möödas ja oleme oma tavatöörütmi kätte saanud, nii et asjad toimivad, eks neid, kellel mure see on, neid ikka leidub ja kellel on rõõmusi, neid veel rohkem leidub. No täna on tegelikult ka selline rõõmsam õhtu ikkagi sellepärast, et õige pea me hakkame
tunnustusi koos kätte jagama. Valla kõrgem autasu vapimärk saab täna, me saame teada, kes seekord need pälvivad ja volikogu aukirjad saavad välja jagatud. Ja see on ju volikogu otsus, eks, kes need saavad. Kui keerulised need otsused on olnud, kui palju te olete vaielnud, kaalunud, kui kergelt need nimed on tulnud, keda me kohe kuulma hakkame? Kõigepealt ma pean ütlema suur tänu nendele inimestele, kes need kandidaadid välja käisid, sellepärast, et meil on tõesti vallas hästi palju neid tublis inimesi, keda esitati. Ja ma ütleks, et suurema töö tegid ära tegelikult volikogu komisjonid, kes käisid need läbi, kes isegi isekeskis hääletasid seal, aga lõpuotsuse tegi ikkagi volikogu, nii et ega suurt vaidlust nagu ei olnud. Tundub niimoodi, et need vapimärgi tänased saajad nagu selgust sellise piisava enamuse häältega. Põnevusega kohe saame teada, kes need on. Kas sa lubad, et ikkagi me tähistame küll vabariigi aastapäeva, aga et ikkagi ühe väikse nagu sellise mängu tegelikult ikkagi võiks ju ka teha? Mänguliselt läheneda ikkagi ka vabariigi aastapäevale. Mängud meeldivad mulle alati. Meeldivad. Kas sa oled nõus, et teeme sellise mängu, et välistamise meetod, et kumb variantidest sulle meeldib ja siis sa ütled ka miks? Kas pärast tulevad mingid punktid kokku sellest, et Ma... nii ja naa? Me võime üheskoos punkte lugeda, kindlasti, et see on väga hea. Sest mis on õige vastus ja mis on vale vastus? Ja. Kuule, esimene küsimus ongi selline. Kas abikaasa või töö? Ma arvan, et ikkagi abikaasa. Vau, see on väga ilus vastus. Mitte sekundikitki ei mõelnud, jah? Millega see abikaasa siis töö ees lööb? Kuigi ma usun, et sa väga palju aega veedad tööl ja kas ma ei tea, ja ikkagi... No, jah, ta kipub niimoodi olema, aga nüüd, kui ise endale nii-öelda tööandjaks oled, siis on nagu natuke võimalik ka valida, et kui palju sa panustad, kuhu panustad. Talvel võib-olla on nagu vähem, aga suvel nagu rohkem kodus. Kas tavaline koosolek või videokoosolek? Pigem tavaline. Mul meeldib inimestega silmast silma rääkida. Aga seda pole olnud võimalik teha. Kas sa oled ka mõned koosolekud ära jätnud või lühemalt teinud, kui on videost vaja teha olnud? Ei, ma ei ütleks, et kõik, mis on vaja, on saanud räägitud ja mida tuli teha videos, sellega tegime. Kas kirjutamine või rääkimine? Vot see on nüüd keeruline. Pigem rääkimine. Isegi ebameeldivaid asju. Sa ei saada meili, et kahjuks läks nii. Ikka helistad? Jah, võt siin on küll niimoodi, et võt see on võib-olla inimloomusele omane, et selliseid keerukamaid asju üritad nagu kirjapilti panna selleks, et läbi mõelda, mida sa ütled. Kuidas sa sellist kirja alustad, kui on kellelegi vaja ära öelda või öelda, et asjad on nüüd kahjuks nii, et meie teed lähevad lahku või mingid probleemid on, et mis sõnadega sa kirja alustad? On sul oma selline taktika? Ei ütleks, et mingist otsest taktikat oleks, et... Vastavalt olukorrale? Jah, vastavalt olukorrale tõepoolest ei oskagi praegu välja tuua. Kas varane hommik või hiline õhtu? Pigem varane hommik. Mulle meeldib hommikune kastemärk rohi, meeldivad hommikused linnulaulud ja sellised... Mul on alati kahju sellest, kui ma ärkan kuskil peaksin kell 9 ärkama, siis mulle tundub, et mul on pool päeva kaotatud. Aga täna võib tulla hiline õhtu. Tänase õhtu osas äkki ikkagi oleks pidanud hiline õhtu valima. No siis tuleb sellega leppida. Kas laulmine või tantsimine? Pigem tantsimine. Laulu häält mul ei ole. Aga tantsimist täna saab kindlasti ka. Tantsida mul meeldib. Kas kiluvõileib või pastlakukkel? Igal juhul kiluvõileib. Pigem suudes soolast, kus maodes magusat. Kuidas see suudes soolast siin oli, mis täna laudade peal on? Väga maitsev. Väga maitsev. Mulle see loomakeel, mis oli nii-öelda pikalt hautatud. Teeme aplausi Cateringile. Cateringile tõesti aplaus. Usun, et kõik nõustuvad. Kas jalgratas või auto? Pigem jalgratas. Auto on selline töövahend, aga jalgratas on selline mõnuvahend. Saue vallas on kui palju teid, kus oled kirunud, et pidin ma siit rattaga tulema? Ma enam-vähem tean teid, mis on sõidetavad, nii et ma väga sinna nendele mittesõidetavatele teedele ei lähe, aga ega Saue vallas väga palju neid mittesõidetavat teid ei olegi. Kas tuleb jaht või ei tule? Ikka tuleb.
Kas klaas on pooltühi või pooltäis? Pigem pooltäis. See on väga ilus viis elu näha. On midagi, mis sa tahad ka nendele toredatele inimestele, kes täna siia kogunenud on, öelda võib-olla enne vabariigi aastapäeva või mille üle mõelda või kuidas seda kõike vastu võtta, mis siin elu meile pakub, ega see kerge pole? Jah, haaraks kinni just sellest lause lõpust, et ega elu kerge ei ole. Et tegelikult, kui nüüd mõelda Eesti rahva üldse sellisele ajaloole tagasi, võib-olla me ei räägigi täna sellest Eesti Vabariigi sünnist 104 aastat tagasi, võib-olla me vaatame veel kaugemale, kui Eesti rahvas vabanes või eestlased vabanesid sest päris orjusest, sellest on tegelikult isegi 200 aastat tagasi, 1816, 1819, siis läks 100 aastat mööda, kus me võitlesime ennast vabaks. Meil olid head liitlased, meil olid sõbrad soomlased abiks, meil olid Inglise laevastik abiks. Kahjuks oli vahepeal üks selline periood, kus vahetult enne teist maailmasõda, kus arvati, et oleme hästi neutraalsed, me ei vaja kedagi enda kõrvale, me ei vaja kellegi abi ja nii edasi. Ja kõik me teame, mis see endaga kaasa tõi. Täna me oleme jõudnud jälle sellesse, kus me tunneme, et meil on sõbrad kõrval, kelle me võime loota, kellega koos saame edasi minna. Ja ma loodan, et see ongi selle Eesti rahva jaoks väga oluline, et jääda püsima, jääda kauaks püsima. Nii et tänu sellele, et Eesti rahvas on olnud nii tark ja kange, siis olemegi püsinud ja loodetavasti väga pikalt veel. Väga ilus. Tõesti, see väärib aplausi, aitäh. Miks Saue vallas on tore elada? Ma tulin üldse, tollel aegal veel Saue linn oli 80. aastal. Ja ma olen nüüd näinud läbi selle, kui olen olnud ka mõned perioodid nii linnapeana, siis volikogu liikmena väga pikalt. Siis ma olen näinud kõike seda arengut, mis on toimunud ja kõige kiirem areng ongi toimunud. Ja minu meelest oligi väga õige otsus sellest, kui me otsustasime, et meil tuleb üks korralik ühisvald. Ja milliste sammudega ta täna edasi on läinud, see varmistab ainult rõõmu. Ehk et kui ma lõpetuseks küsin, et kas Paide või Saue, siis sa vastad? Jah, mul on sellele väga keeruline vastata, sellepärast, et sünnilt olen ma paidelane, aga oma juured olen Sauele paika pannud. Juba aplaus, tõesti. Nii et see küsimus jääb vastuseta. See jääb vastuseta. Aitäh, Harri, see on üks väga tore jutuajamine olnud. Oled sa nõus, et me nüüd läheksime edasi tunnustustega, sest volikogu on aukirja saajad välja valinud ja oleks õige aeg need nüüd kätte jagada. Aga tõenäoliselt see on ikkagi nii vastutusrikas töö, et üksi sellega hakkama ei saa, eks? Ei saa ja ma arvan, et vallavanemaga me oleme parim tandem selle asja tegemiseks. Vallavanem Andres Laisk, palume meie sekka. Ja mul on au ja rõõm siis paluda siia meie juurde need inimesed, kes tõesti volikogu otsusega aukirja sel aastal pälvivad. Ja kõigepealt on suur rõõm kutsuda siia selle paiga peremees Üllar Suvemaa. Tõesti, Laitse rallivark on Saue valla arengusse suure panuse andnud. See ei ole üks äge ehitis, see on midagi suuremat, laiapõhjalisemat. Siin on nii minevikku kui väga suured ja julged trendid tulevikku. Elagu Üllar Suvemaa! Üllar, nii, kõigepealt ametlik pilt loomulikult, nii, kõik. Ja.
Üllar, mida see kõik on maksnud? Ma ei tea, kas otseses mõttes või kaudses mõttes? Kumb südamele rohkem nagu valu teeb või kribelema paneb? Ma ikka olen öelnud, et raha on kõigest raha, aga kui sa küsid, mida see on maksma läinud, ma arvan, et palju aega, palju tervist, palju suhteid. Mille üle sa kõige uhkem oled? Selle suure kompleksi üle, mille kõige uuemas kohas me praegu otse seisame? Võin olla uhke selle üle, et ma tegin selle peaaegu ära. Ta ei ole päris valmis. Muide, vallaametnikud tegid mulle väikse märkuse, ma tunnistan üles, meil ei ole veel kasutusluba. Ma loodan... Et peaaegu valmis. Pole kuulnud, pole näinud. Aga me ei räägi sellest kellelegi. Palju õnne veel kord, palju õnne. Aitäh! Järgmise aukirja pälvib Priit Norak. Priit on arendanud robootikat, alustanud Saue gümnaasiumis, liikunud edasi Robotex Internationali võistluste peakoordinaatori ametikoha juurde. Ta on mehhatroonika insener, juhendanud robootikaringe ja muide, Priidu ettevõte oli üks esimese Eestis, mis pandeemia ajal hakkas 3D printimise abil tootma Eestis visiire näo kaitseks. Nii et palju õnne Priit Norakule! Ma pean kurbusega ütlema, et Priitu kahjuks täna meiega ei ole, aga Kaia kindlasti lubab, et kõik see saab toimetatud Priiduni. Aitäh! Ja järgmise aukirja pälvib Liia Lumilaid. Liia on väga aktiivne suurpere ema. 2000-ndail sündis just tema eestvedamisel Saue Invaühing. Ta kuulub loomulikult juhatusse, on aktiivne liige, uued suunad, uued trendid, kõik on Liia välja mõeldud. Lisaks on aktiivne käsitöös ja veab töötubasid, koordineerib kõike ja aitab abivajajaid ennast ja oma aega säästmata. Liia Lumilaid, palju õnne, Liia! Ja ametliku pildi teeme ka, Diana on valmis. Aitäh, palju õnne, Liia! No mis tunne on, vist on kõige õigem küsimus praegu küll, eks? Väga üllatav, suur tänu kõigile, kes mind sinna välja valisid ja tõesti, mul on rõõm olla siin kõigiga koos ja alati on rõõm olla ka abiks ja toeks inimestele ja võib-olla mida ma saan kõige rohkem jagada on oma naeratust inimestele. Kus, Liia, selleks kõigeks aega võtta? Et kui ma seda tegemiste rida ette loen, siis lõppu ei paista. No eks tasapisi, mitte väga kiirustades, aga tasapisi järk-järgult siis jõuab kõike. Aitäh ja palju õnne, aitäh! Mul on väga hea meel, et täna on meid siin nii palju, aga ma palun siia korraks video- ja fotomeistri Erik Riikoja, sest Erik on aidanud tegelikult täna siia peole veel rohkem inimesi, sest et Erik on käinud tegemas videoklippe. Nii, Erik, ja ma tean, et läbi tänase õhtu meil jooksevad klipid, mida sa oled teinud. Kes siis need inimesed on, kes sinu kaamerate ette jäid? No tegelikult hakkas asi pihta sellest, et me ei tahtnud Anut täitsa ära kurnata. Ta peab ka vahepeal hingama. Vastupidi, ma ei tohi kõike ära tüüdata, ma katsungi vähem rääkida. Ja siis me leidsime valla erinevatest nurkadest mõned toredad inimesed ja mida nad räägivad, näete varsti. Kui head kõnelejad Saue inimesed on, kui hästi nad lubavad endale ligi ja ei ole liigselt tagasihoidlikud, selles eestlasi süüdistatakse väga tihti. Teate, sellega on ikka nii, et kui küsija jääb tükikseks vait, küll nad siis rääkima hakkavad. Seda aitäh, Erik. Niisiis, mida Erik püüdis, seda kohe näeme ja esimene tema klipi kangelane, hobifotograaf Harri Peetsalu on nüüd meie ees. Ma tahan vaikust, minu kõrvad tahavad kuulda linnulaulu.
ja üleüldse täielikku vaikust, kas lülitada ennast välja. Eriti meeldib mul varjes käia ja varjes ennast täielikult välja lülitada kohe. Eelmine aasta jälgisin tee ääres olevast varjest, jälgisin rebast, kui rebane tuleb hommikuvara, tuli, sest mul kõrval oli rebasurg ja selle kõrval ma üldiselt nagu passisin. Et rebane tuleb sinna urgu toitu viima poegadele või. Aga ta jäi varjest mingi 10 meetrit enne jäi seisma ja vaatas minust mööda. Vaatasime jupp aega, nagu jälgisin teda. Tema jälgis midagi muud minu kõrvalt, minu selja taga või midagi. Ma ei pööranud sellele üldse tähelepanu. Ootasin, et tuleb äkki lähemal, aga ta ei tulnud. Ta kargas järsku metsa. Siis ootasin veel minutikese, ta ei tulnud teda välja sealt metsast. Ja otsustasin, tõusem seal vaikselt püsti, sest ma pildistasin hästi maad ligi. Tõusin istukile ja vaatasin selja taha ja siis minu imestuseks oli minu selja taga oli karu keset teed. Ei mingit häält ega midagi, nii vaikselt läks ja läks vaikselt üle tee. Jälgisin teda mingi 5-7 sekundit ja mulle väga meeldis ta, tuli hästi suur. Aga jättis mulle väga sisemisse tunde jättis sellise, et vahest võib ka looduses näha karu, mitte ei pea ainult loomaaiast nägema. Hiljem muidugi kuulsin, et see pidi olema päris karutee, teekond siit läbi. Läheb siia väiksesse rabast veel suurde rabasse. See on tema teekond. Mina olen Harri ja mulle meeldib tegeleda fotograafiaga. Aitäh, nii et võt, keda kõike Saue vallas kohata ei või. Me jätkame aukirjade kätteandmist koos vallavanema ja vallavolikogu esimehega ja nüüd järgmine aukirja pälvija on Sirje Luuberg, kes on 45 aastat olnud Saue kultuurielu keskmes, on siinse kultuurielu hing. Sirje Luuberg, palju õnne! Aitäh ja pilt. Sirje, missugune see kultuurielu siin Sauel olnud on, kui 45 aastat ikkagi seal olla? No sellest on suur osa muidugi Saue linnas, aga kui meil see ühine vald tekkis, siis tegelikult asi hakkas ikka väga hoogsalt minema ja tore on, et kõikide eri paikkonnade kultuuritöötajad teevad koostööd ja on huvitav teada saada, mida mujal tehakse, nii et asi on väga hästi läinud veel paremaks nende viimaste aastatega. Milles sauekad kõige tugevamad on? Mis teil kõige hästi paremini välja tuleb? No, meil on igasuguseid tantsurühmi ja meil on koorid ja ma ei oskagi öelda, meil on rahvakultuur on tugev. Kui keeruline on Saue inimesi kaasa tõmmata või kas selleks tuleb ikka kõva tööd teha, et tuleksid inimesed tantsima ja ringidesse? No võib-olla viimasel ajal on natuke teistmoodi, aga muidu ikkagi on tantsurühmad meil ikka täis ja koorid tegutsevad ja see on võib-olla viimastel aastatel natuke jäänud nagu seoses olukorraga. Aga mis praegusel hetkel teie südame kiiremini põksuma paneb, kui nüüd see uhke aukiri välja jätta? No ikkagi see, et vallal läheb hästi ja see kultuur läheb edasi ja tehakse huvitavaid üritusi. See on ilus. Aitäh ja palju õnne veel kord. Aitäh! Hea meel on nüüd aukiri üle anda ühele aktiivsele, soojale, hoolivale, ühiskondliku elu tegelasele, kelle eestvedamisel on ellu viidud siin erinevaid kogukonda liitvaid projekte, kes aitab alati nii hea sõna kui teoga. Juhan Särgava, kogukonna seltsielu edendaja ja toetaja. Palju õnne! Palju õnne! Ruum on ikkagi nii suur, ma just kuulsin, et siia mahub rohkem inimesi kui Estonia saali, nii et annab ikkagi tulla. Palju õnne veel kord, Juhan Särgava!
aitäh ja palju õnne, Juhan. Ma saan aru, et kogukond ilma teieta ikkagi oleks tõelistes raskustes. No, ma ütleks teisipidi, et see kogukond on ise selline sädet täis, et need inimesed leida ja need on olemas. Need ei ole väga otsida, et ega see tänanegi tunnustus siin on Laialdusklubi ja Pritsimeeste selts ja siin 42 vabatahtlikku ja kõik on oma panuse pannud selleks, et need asjad saaksid. Ma saan aru, et Saida farmil siis läheb ikkagi väga hästi. Jumal tänatud täna küll. Nii et päikest on ja vihma on ja ega meil väetist vaja polegi, meil on mahefarm. Mis kõige värskemad uudised Saida farmist muide on? Tulin just täna Dubaist ja Nii, Dubaist puhkamast? Ja ei ole. Tõsine tööäri oli ja kõige huvitavam artikkel on siis külmkuivatatud juustukrõpsud. Nii et ma leidsin seal paar sellist turbaniga ostjad, igavesti vahvad, nagu kujud on juba sellist vahvad ja täiesti ehtne huvi oli selle asja vastu, nii et see teeb tõsiselt head meeld. Ja ega ta niisama ei võta, ta tuleb siia kohale, vaatab tootmise üle, tal on nii, et ta on, tegelikult on šikk, Indias on suur vahmiil ja siis tal on üks pesa on Kanadas, kus ta elab ja siis on seal samas Abu Dhabis on siis kontor, aga ta on laiahaardele vend. Aga ta Paltsnäkist viib igal kuul 2 rekkatäit kõrvukaid, neid kartulikrõvinaid. Ja kui ta need siia juustukrõvinad juurde saab, siis meil läheb päris põnevaks. Siis hakkab päris hästi minema. Loodame niimoodi. Aitäh veel kord ja palju õnne, aitäh! Suur rõõm! Ja nüüd aukirja pälvib staažikas noortejuht, kes Saue valla noortel on olnud eeskujuks ja inspiratsiooniks ja teejuhiks olnud noortekeskuse loomisest saadik. See on Moonika Liiv. Palju õnne! Palju õnne. Mis need esimesed emotsioonid on sellist tunnustust saades? No ma ju arenen, on. Jah, nagu öeldi. Täna ma tulin TikToki koolituselt. Mis seal õpetati? Jah, seal õpetati filmima, monteerima, üles panema ja selekteerima, mida noortele näidata, mida mitte. Ma mõtlesin, noored õpetasid teid. Ei, te hakkate õpetama noori, kuidas TikToki panna asju üles. Jah, just. Ei, noored ei õpeta. Noored panevad oma asju üles, aga mina pean vaatama, mida nemad vaatavad. Pean oskama soovitada, aga ma arvan, et see on täiesti mõttetu tegevus. Ma küsin viimane küsimusena veel, et kui vallavolikogu esimees ei osanud valida oma sünnikoha Paide ja praeguse elukoha vahel, siis ma tean, et te olete Jõhvist pärit. Kas Jõhvi tüdruk on Sauel õnnelik? Ei, vist ikka. Jõhvi ja Ida-Virumaa on ikka armas. Aga Saue on maailma parim paik elamiseks, eks? Ja just, sest siin nad kõik on. Minu lapsed, lapselapsed ja minu sõbrad ja minu noored. Ja. Mis see viimane asi on, mida noored teile õpetasid? No, TikToki värki ma saanud mitte, aga... Ei, kunagi juhtus selline asi, et ma käisin ikka öömängudel ja matkadel ja öömatkadel ja siis oli vaja midagi hästi kiiresti teha ja siis ma jooksin ja siis üks poiss küsis, Moonika, sa oskad joosta? Aitäh, Moonika! Suur rõõm ja palju õnne! Aitäh! Ja nüüd tõesti hetkeks puhkame jalga Eeriku klipp ja Eerik käis külas Liisa-Marial.
Ruila on minu sünnikoht, minu kodukoht. Olen siin üles kasvanud. Käisin ise ka Ruila koolis alguses, kuid pärast gümnaasiumi jõudsid minu teed siia kooli tagasi. Olles noor õpetaja, elavad kõik õpilased sulle kaasa, tunnevad huvi sinu kooli käekäigu kohta ning kuidas lähevad võistlused ja treeningud. Teekond suudmisesse sai alguse 7. klassis. Ja Ruila on suurepärane koht treeningute läbiviimiseks nii talvel kui sügisel ja kevadel, kui just veehooaega ei ole või vee peale ei saa. Siin on ilusad metsarajad, kus saab nii joosta, rattaga sõita kui ka suusatada. Ruila kool on vana mõisakool, millel on 7 korstend katusel ja pärnapuude all, nagu Leelo Tungal on kirjutanud koolilaulu sõnades. Meil on välek, meil on jõulupallid, meil on väga meeldiv õpetajate kogukond ja õpilaskond, kes organiseerivad õpilastele palju meelepäraseid üritusi. Meil on oma ratsutamise tund ja veel palju erinevaid võimalusi, mida saavad noored kasutada. Mina olen Liisa ja juba 2 aastat Ruila koolis matemaatikaõpetaja. Kui Kungla rahvas kuldsel all kord istus maha sööma, siis vanem uine murumaal läks kande lugu lööma. Läks aga metsa mängima, läks aga laande lauluga, läks aga metsa mängima, läks aga laande lauluga. Sealt saivad lind ja lehepuu ja loomad laululugu, siis laulis mets ja meresuu ja Eesti rahvasugu. Läks aga metsa mängima, läks aga laande lauluga, läks aga metsa mängima, läks aga laande lauluga. 5 külje 10, 60 lugu 70, sarapukeppi. 5 külje 10, 60 lugu 70, sarapukeppi. Ilusti, keenasti, 4-5 korda järjesti. Ilusti, keenasti, 4-5 korda järjesti. Eit tule koju, ta tahab sind jälle näha. Eit tule koju, ta tahab sind jälle näha. Ilusti, keenasti, 4-5 korda järjesti. Ilusti, keenasti, 4-5 korda järjesti. Mari jookseb aga naabri juurde, sest Juhan visab talle vett õue. Mari jookseb aga naabri juurde, sest Juhan visab talle vett õue. Ilusti, keenasti, 4-5 korda järjesti. Ilusti, keenasti, 4-5 korda järjesti. Naabri kuri jooksis mulle manu ja mind jalasäärast hammustas. Naabri kuri jooksis mulle manu ja mind jalasäärast hammustas. Ilusti, keenasti, 4-5 korda järjesti. Ilusti, keenasti, 4-5 korda järjest. Riida ja sealt Tootsi talus elas Maali noor ja jõus. Vaevalt 16 sai ta täis, juba poistega ta käis. Emaga ütles, ei ma hooli, panen Maali õmbluskooli. Koolitan teda sakste moel, mis see papal ikka loe. Sa mu leiukene, kui nüüd mulle mehele. Söödaksin sind saiaga, joodaks kohvi koorega. Sa mu leiukene, kui nüüd mulle mehele. Söödaksin sind saiaga, joodaks kohvi koorega. Kui ta koolist koju toodi, mõistis mõnda sakste moodi. Kandis juukseid püsti peas, helmeid kaelas mitmes reas. Küla peal oli kuulda kõmu, mõisas õmblejat on vaja. Maali ennast ehtis siis, teedal mõisa poole viis. Sa mu leiukene, kui tuled mulle mehele. Söödaksin sind saiaga, joodaks kohvi koorega. Sa mu leiukene, kui tuled mulle mehele. Söödaksin sind saiaga, joodaks kohvi koorega. Proua
uskus maali juttu, tööd tal teha andis ruttu. Maali õmbles vaeva näi, nii see nädal otsas sai. Paikas vanu padjapüüre, kattis katkenud teki ääri. Proua ütles tuubistoll, see ei maksa muudkui toll. Sa mul leiuke, kui tuled mulle mehele, söödaksin sind saiaga, joodaks kohvikoorega. Sa mul leiuke, kui tuled mulle mehele, söödaksin sind saiaga, joodaks kohvikoorega. Teie ees olid Savi Alakesed, Tehnikakõrgkooli tantsijad Piret Läti juhatusel. Ma vaatasin, et te ka jälgisite siin nii tähelepanelikult neid tantsijaid ja vähe sellest, et nagu tähelepanelikult kuulasite, mis siin kõik räägitakse. Ma tean, et te ei ela siin Sauel, eks, aga käite tööl. Kas nüüd on õhtu jooksul juba tekkinud idee, et poleks paha paika elamiseks? No vaatame veel. Ei ole veel ära veennud ja mis siis puudu jääb? Meri. Meri, jah. Kas meri on ikka nii tähtis? Kus, ma saan aru, et te siis olete Tallinna tüdruk rohkem? Põhjarannikult, jah. Ma vaatan, et teie küll ei nõustu, nii et juba vaikselt saab siin äkki mõned plaanid tehtud, kuhu täpsemalt minna. Siin väga palju erinevaid külasid ja paiku on, väga kauneid. Tegelikult ma mereplaaniga olen väga nõus. On, jah. Miks Sauel on hea töötada? Siin on head koostööpartnerid. Ma arvaks sama, et inimesed on ikka see, mis on alati. Inimesed teevad koha heaks. See on tähtis loomulikult. Olete te nõus, et inimesed teevad koha heaks? Absoluutselt. Mis nende Saue inimestes siis nii erilist on? Ma arvan, et nad on südamlikud, töökad ja üksteist toetavad. Nii et pole üldse tähtis, et meri lähedal ei ole? No meri on muidugi oluline, aga sinna saab minna. Õige, sest teed ma kuulsin, et on siin väga head. Ikka nii. Mis teie arvate, miks on Sauel hea elada? Siit tuleb pikem vastus kohe. Võib-olla peaks istuma. Ma ei oska öelda, ma olen põhimõtteliselt terve elu siin kandis elanud, et ma ei oskagi kuskil mujal nagu tahta elada. Mis siin kinni on hoidnud? Kas on palk ja loodus ilus? Loodus ilus. Pigem loodus on ilus. Yeah. Nii et, aga mis, kui mõelda seda, et mis see kõige ilusam koht siin on, et ega siis me teame, et Saue ei ole ju väike nüüd. Kernu. Kernu on ikkagi kauneim paik Sauel, ma ei tea, kas ma tulen siit teie vahelt korra läbi, vabandust. Ma ei tea, kas teie nõustute sellega, et Kernu on kõige kaunem? Ei, no las ta olla siis, no. Vatslal pole ka midagi häda. On ja te olete Vatsla kandi mees. Ma kuulsin, et teil on üks väga tore hüüdnimi. Oota, las see olla. Ma räägin parem merest. Annan kohe mikrofoni. Tuli välja, et Vatsla külast läheb meri läbi. See tegelikult, miljon aastat siia või sinna, see pole üldse oluline. Tähendab, probleem hakkas sellest, et millegi pärast puhub tuul, meretuul on ju. Valest suunast merd seal ei ole. Aga siis üks tark ütles, et vanasti oli siin meri.
Te ka noogutasite siin nii kaasa, nagu usuks seda juttu. Ma pean ikka uskuma. Te pääsete. Kuulge, aga tuleme ikkagi teie hüüdnime juurde tagasi. see on jah, on nimi jah. No surm jah. Surm jah, noh, surm. Surm, jah. Ei tea, millest küll see tulnud on? No pandi, noh, ega siis ei saa valida, mida sulle pannakse. Pandi. Mida selleks teha tuleb, et surmaks saada? Noh, mõned asjad õhku lasta ja mõne mehe suusad põranda külge liimida, noh, umbes nii. Teil sõpru nagu on või ei olegi nagu kellegagi siin pidule tulla? Ei on küll, ma võtan asja rahulikult. Sauekatel ma saan aru, et on ka väga hea huumorimeel kõigile lisaks. Ei tea midagi, et pingutan siin, noh nii, natuke. Et ellu jääda. No väga tore, ma väga tänan selle lühikese jutustamise eest. Ma ikkagi vaatan kedagi siit teiselt poolt välja ka, et kuidas siis Saue rahval siinpool läheb. Ma vaatan, et väga vaikselt, kas vastab tõele? Ei ole üldse vaikselt, ega tegemist on kogu aeg ja jutustamist on palju, et praegu kuulasime lihtsalt. No mis siis Saue, olete te nõus kõige eelpool kõnelejatega, et mis siin Sauel on sellist, mis... Kas seda merd olete näinud, millest juttu oli? Seda merd ei ole näinud, nii vana ma ka ei ole. Aga muidu, no meri ei ole ju kaugel. Et tegelikult tõesti, et teed on head, sõite saab ja ratta või suusaga ükskõik. Täna on ilm suusatamiseks ka päris hea. Ma saan aru, et teie tegelikult olete laagrikooli juht. Jah, tõepoolest. Ma tahan küsida, et kuidas laagrikooli vaimsus on, et kas need lapsed, kes laagrikoolist tulevad, jäävad laagrisse või nendes näeme ainult punaseid tagatulesid, kui nad Tallinna poole kõik kimavad? No oleks see vaid nii. Tõepoolest jäävad, et ei lähe mingit teed kuskile Tallinna poole, vaid võib-olla korraks käivad ära, tulevad tagasi. Ja tegelikult on, meie kool on küll noor kool, aga veel eriti hea meel on mul selle üle, et mõned tulevad lausa meile õpetajaks tagasi. Et mõned esimese lennul õpetajad on juba õpetajad ja see teeb head meelt, et mitte ei tulda ainult laagrisse tagasi, vaid ka kooli ja Saue vald selles mõttes on väga hea koht. Ikkagi linna lähedal, meri pole kaugel, ärge ajage. Ja kõik on väga hästi. Ja töö siis, nagu me eelpool rääkisime, on ikkagi ka päris hea, kui õpetajaks tullakse. Et see on küll imelugu. Aga mis saaks veel paremat olla? Lihtsalt ikkagi muudkui aga targutad ja seletad ja õpetad ja juhendad ja tore on ju. Mis on Saue valla kõige kaunim koht? Kauneid kohti on ikka väga palju. Ma arvan, et selle 630 ruutkilomeetri peal öelda, et nüüd ei ole kauneid kohti, oleks ikkagi väga liialdus, et kauneid kohti Kernu kadakast kuni võib-olla siin tõepoolest selle Vatsla mereni on ikka väga palju. Laagrikool ei pääse löögile, ma saan aru. Ei. Meil on seal ka omad kadakad. Vastab tõele. Mis on Saue juures kõige parem asi? Toredad inimesed. Tore kogukond. Ma lugesin siin seda vahepeal, kui te tulite siia sisenesite, siis te nägite, et pealkirjad olid siin ekraanidel. Need on kõik teie Saue valdurist ju võetud. Lugesin pealkirja. Sauelased on helded, oskavad märgata inimesi enda ümber. Mil moel? Siis rohkem kui mujal. Võt seda nüüd ei oskagi öelda. Ega seal ajakirjandus ei pruugita ikka tõde kirjutada? Ei, tõde on kindlasti olemas, seda ma üldsegi ei kahtle. Aga väga tore on ju, et need ühinenud vallad on ikkagi leidnud niisuguse ühise suure nimetaja Saue vald ja kõik tundub, et on rahul. Kuidas tänane pidu on, et teie laud, ma vaatan, et on siin pilgeni täis inimesed, millest peamiselt nagu räägitakse küll hulga ja kokku saab selline küünlad on laua peal ja ma vaatan, et pudel juba paistab läbi, et on juba üht-teist, ütleme, on juba tuju hakkab tulema. Et millest te räägite? Mis jutud need on? No praegult ei ole veel jõudnud nii väga rääkima hakata. Laud on suur, eks ole, jah? Söök ja teie etteasted ja kuula. Küll jõuab rääkima ka veel hakata. Ja mängima hakkab. Ma tahtsin öelda, jõuab isegi tantsima minna. Nii et aitäh teile ja väga head peojutku. Ma loodan, et kõik jõuavad rääkida ja tantsida. Aga järge ootab üks Eeriku klipp jällegi ja Igor Nikiforov, dirigent, räägib siin enda elust ja tegemistest. Oi, siin kes hästi käib,
Dirigendi töö. Dirigendi töö ja ka kutselise laulja töö on väga loomingulised tööd. Ehk seda tööd ei ole võimalik teha ainult nii-öelda töö ajal. Töö ajal laulad või teed tööd kooriga, juhatad kontserti ja siis lähed koju, jood oma kohvi, sööd oma maitsva koogi ja mõte ikka liigub selles suunas, aga millise laulu võiks järgmise kontserdi jaoks võtta koori jaoks või mingi muu loominguline mõte, et see töö, see on huvitav selle poolest, et see ei lõpe ainult nii-öelda 8–5 peab töötama ja rohkem ei tegele sellega, et see on kogu aeg kuklas jookseb mingisugune film, mille üle kogu aeg käib nagu mõtted. Minu nimi on Igor, olen dirigent, olen kutseline laulja Eesti Rahvusmeeskooris ja olen eluaeg elanud laagris. Aitäh Eerikule. Ma palun siia taas kord vallavolikogu esimehe ja vallavanema, sest me hakkame nüüd vapimärke välja jagama, mis on Saue valla kõige kõrgem autasu ja vabariigi aastapäeva paiku need alati välja jagatakse. Sellele tiitlile võib nomineerida kõiki, on ainult üks tingimus, et selle inimese tööd oleksid ja teod oleksid vallale väga olulised ja nii arvaks väga suur hulk inimesi. Meil on au täna välja jagada 3 vapimärki. Me oleme kõik valmis. Oleme. Ja esimene tänavune vapimärgi saaja on Saue muusikakooli õpetaja, kooride dirigent ja eestvedaja, kes on hoidnud Sauel koorilaulu kultuuri ja panustanud väga tõsiselt Saue kogukonna ellu. Elvira Alamaa, palju õnne! Istute korraks diivani peale 5 minutiks ja natukene rahuneksite. Kohe ei saa ju minna istuma oma lauda tagasi, eks ole. Siin on diivani peal on väga hea rahuneda. Palju õnne. Mis tunne see sees on? Kas praegu on natukene teistsugune tunne kui kooriga sellel ülevaatusel, kus otsustatakse, kas saad laulupeole või mitte? Ma kõigepealt tänan kõiki. On ju nii esitajaid kui inimesi kui oma lapsevanemaid, kuna kes ei tea, siis on mul selja taga hästi suur perekond poisse, noormehi ja ka nende vanemaid, kes laulavad minuga koos. Et suur tänu kõigile, seda ei oleks ilma nendeta. Elvira, mis omadusi praegu dirigendiks olemine, poiste laulma panemine kõige rohkem nõuab? Positiivsust. On jah? On ju. Kui kerge või raske seda positiivsust säilitada on poistega? Ma siin lugesin sellest tutvustusest või õigemini sellest iseloomustusest, mille järgi vallavolikogu siis otsustas ja siin on ikka öelnud, et Elvira on ikkagi suutnud poistele tõestada, et tulemused tulevad vaid raske tööga.
no ma ei tea, meil on kogu aeg nii olnud, et on piits ja on präänik. Nad veel laulavad minuga, noh. Laulavad, jah? See on väga suur asi, sellepärast, et kas ma pean ikka seda ka küsima, et siin ju kõik tegelikult koorijuhid on rääkinud sellest, kuidas koroonaaeg tegelikult on proovile pannud selle, mis meie koorides saab ja tegelikult missugune meie järgmine laulupidu tuleb. Loodetavasti ikka tuleb, eks ju? No kus ta pääseb? Mis see on see, mis ikkagi paneb poisse nagu veel ja ka teisi veel kooris laulma? On see proovile pannud, on poisid ära kadunud, on kooriliikmed ka teised ära kadunud? Ei no ikka natukene on ikka kadunud, kadusid need ära, kellel ei olnud piisavalt motivatsiooni seal kooris laulda. Ai, kui hea, millega te neid Tehti motiveerite? niuke sõel ära, on ju, et nüüd on ainult lust ja lillepidu. Millega te motiveerite laulma? Ikka lauluga. Miks on Saue vallas hea elada? Me oleme siin nii toredaid arvamusi kuulnud Sauekatest ja Saue elust ja Saue ilust. Siis mis see teie versioon sellest Sauest on? No ma ei tea, ma olen ka siin aastast 80 olnud tegelikult algul lapsena. Noh, ja siis kuidagi juhtus nii, et armas ülemus Kristiina, kes on ka täna siin, kõlgutasime koos lauluväljakul jalgu ja ta ütles, et teeme Sauele segakoori. Elvira ütles, et kui mehed ei laula, ei saa teha. Noh, tegime siis poistekoori. Kuulge, siis on lootust, et 20 aasta pärast saab ka nendest väga uhke segakoor. Ei, segakoor on meil lapsevanematest. Ma räägin, aga nendest tuleb veel suurem. No nad lähevad esialgu vaatama, mis maailmas sünnib, on ja eks me siis vaatame, et kui nende lapsed tagasi hakkavad jõudma Sauele, siis poisid laulavad. Ja kui neil on selline õpetaja, nagu teie, Elvira, olete, palju õnne veel kord ja aitäh selle kõige eest. Aitäh. Palju õnne. Aitäh. Me jätkame nüüd ühe väikse klipikesega veel ja loomulikult, no kes sobiks paremini peale Elvirat kui Tõnu Salsaller? Kui ma kolisin 87. aastal Siimikasse, siis arvasin, et nüüd on nagu muusiku tee lõppenud. Kasvatan tomateid ja lambaid ja elan seal, sest see mulle meeldis väga. Aga siis korraga leiti mind sealt metsast ja tehti ettepanek, et kuna meil oli sõprusvald Norras, kes pakkus välja, et kui te teete orkestri, siis nad toovad pillid, noodid, kõik aitavad sellega. No ja siis tehti mulle ettepanek ja ma võtsin väiksed lapsed, et ma ei tahtnud seda vana puhkpilliorkestrit üles nagu hakata soendama. Mu tingimus oli see, et ma alustan täiesti lastega otsast peale. Ja 95. aastal see kõik algaski. Tegime ka kooli, et kus lapsed said peale oma puhkpilli õppida ka klaverit ja solfeetsot. Ja nii tuli sellest lõpuks, ütleme niimoodi, et huvialakool. Nüüd juba 27. aasta on praegu meil siin õpilasi, kes pilli õpivad, on 56 ja kokku on neid 120, seal on siis nüüd eelõpped erinevates vormides. Meie tegevus on väga lai. Me oleme sellel hooajal juba teinud esinemisi, ma arvan, 20. Mul on praegu Mari-Liis Simovart, kes on selle huvialakooli juhataja juht. Et selle töö ma olen kõik delegeerinud talle ja ta on niimoodi, et ta hakkas 10-aastaselt siin selles orkestris mängima. Vahepeal käis ülikoolis, nüüd on siin meie juures tagasi ja juhib seda asja väga hästi. Kõik see 26 või 7 aastat, mis ma siin nüüd olen teinud,
ma vaatan rõõmuga, et see kõik läheb edasi, ei sumbu kuhugile. Tähendab, nimi on mul Tõnu Saller. Muusikaga olen ma tegelenud, kui ma olen praegu 82 aastat vana, siis ma arvan, et kusagil 12-13 aastaselt hakkasin ma pilli õppima ja töötanud ma olengi kogu aeg olnud muusik tegelikult. Me jätkame vapimärkide jagamist ja järgmisena kuulub selline tunnustus legendaarsele sporditegelasele ja pedagoogile Kaljo Põldarule. Ja nagu me kõik teame, Kaljo tegusid ei jõua üles lugeda, enne läheb päike looja. Ja tõesti, Kernu koolis, Nissi koolis on ta kehalise kasvatuse õpetajana töötanud, olnud Haiba õppekeskuse ja Kernu rahvamaja juhataja ja kergejõustiku lauatennise treener, rajanud Kernu kooli staadioni, lauatennise võistlussarja asutanud, lisaks jalgpalliklubi Kernu Kadakas ja ta on ka praegu Kernu rahvamaja spordijuht. Palju õnne Kaljo Põldarule ja mul on väga kurb öelda, et Kaljot täna ei ole meiega, aga vapimärk temani igal juhul jõuab koos selle ilusa punase roosiga. Lõhnapeks. Aga kõik vapimärgid ei ole jagatud ja tänavuse viimase vapimärgi pälvib kauaaegne Kernu vallavanev ja hilisema tööga ka Saue valla volikogus panustanud piirkonna ja inimeste heaolusse väga tõsiselt. Enn Karu. Hetkeks istuma diivani peale. Mul on au ja rõõm ja ma annan mikrofoni ka, et oleks kõik kuulda, mis me siin räägime. Palju õnne veel kord. Aitäh, hea rahvas. Õnne on alati vaja ja Saue valla rahvas on õnnelik. Ma usun, koos teiega kindlasti väga õnnelik. Ma tean, et te peale seda, kui te ei ole siin enam nii aktiivselt tegev, ei ole vallavanem, te olete ikka kogu aeg tegutsemist jätkanud ja tunnete muret inimeste heaolu pärast, nagu ma loen, ja kogukonna pärast. Miks see kõik nii südames teil on? Tuu Värkmaale Võrumaalt peri, et Võrukõse ikka on säärne äärahvas, kellele meeldiva Põhja-Eesti inimese. Ja Saue valla rahvas on ju koskilt Võrumaalt ära karanu, osa on kindlasti siin mukka siin kõneleman. Kui võrrelda siis ikkagi neid Võrumaa inimesi siin Saue inimestega, siis kus poole see kaalukaust nagu jääb? Võru mehe oma, see on see ulaka. Aga Võru mehi täiendava ilusa Saue naise, olgu nad punapäise, brüneti või valge. Suurepärane. Kuidas siis Saue looduse ja selle kõigega siin lood on? Me oleme siin täna rääkinud merest ja metsadest ja teedest. Iga kant on kena, ja vaatamine ma alati silmade järgi käida. Üldiselt ma esiela muusikaküla on Põllumäel, nii et tuu on Kernu kandi kõrgem mägi.
sealt paistab hästi kätte siis jah, kõik. seal on muidugi timahavam sääne värk, et ju on pruuni karu aasta ju. Ja kuna mu nimi on Karu, siis ma olen tolle värgi peale hakanud mõtlema, sest karusid pidi mõtsana olema 700 tükki. No elus karud, tead. Aga kui Eestimaal panti nimesid, ütleme, jagati, siis sai ka 700 suguvõsa sai karu. Ja kui nüüd minna perekonnanimede registrisse, seal on karude kohta üteldu sääne värk, et on 201 meest ja 290 naist ja keskmine karu on 50-aastane ja muidugi on minu nimiga on sääne värk, et kui Kaia, et ütlegi minu nimelist rohkem ei ole tead üldse Eestimaal tead. Ma ikka tahan ma tahan tegemiste kohta ikkagi ka küsida, et mis need asjad on enne, mis teil praegu südame peal on ja mis praegu nagu käsil on, mis nüüd tuleb ära teha? Kõik tuleb ära teha siin, midagi ei tohi jätta tegemata. Ma olen uurnud neid, ütleme, valla lehen on ka kõik kirjutatud ja siis kõik tuleb ära teha. Ja ma jälgituud värki ka kui vaja, ma olen niiditõmba, ega ma vallavanemas me sai tookord tuu aig, kui võim vedeli maa peal, tuu oli vaja ainult üles korjata. No see on väga hea, ma loodan, et teil jätkub jaksu kõik need asjad ära teha, mis nüüd teha vaja on, sest ma usun, et siit... Aga üks lugu on veel, et muusikakülan oli üks vana saare naine oli. 19-aastasena ta tuli ära saare pealt mandri peale ja tema sünnipäev oli 13 märts ja ma olen 12 märts sündinud. Ja ma käve tal külal, tead, tema alati pan see vana Tallinna lava peale ja mehele on see käsu, tuul saan see Eesti haigse klaasi ja tegime 200 grammi ja ma küsin, et mis sellest Harjumaast sul on saanud, ta ütleb, et ta sai ilusa nime, ta neiupõlve nimi oli Lesk ja siis sai suitslepast. Siit saab väga palju häid asju. Aitäh veel kord, Enn, ja palju õnne. Nii on veel üks lugu on, eks ole, ma saan aru? Mul on 17 tükki, jah, neid lugusid on, tead. Ma või tast abemest kõnelda ka pikalt, tead, jah. See on väga hea, jätame need jutud veel, õhtu on alles alguses. Kuule, ega ma olen ju edimine kõrg televisioonin, tead, kõik. Kindlasti mitte viimane kord, ütlen ma praegu. Kui ma agronom oli, siis ma sattusin küll, siis oli sääne ajakirjanik nagu Juhan Virkust. Sai põllu peal minu kätte üks miis künse, üks sahk oli ära kadunud, tead, ja siis ta, jah, sääne värk oli, jah. Aitäh veel kord ja palju õnne, nii. Aga te olete ilus naine, jah. Ma tänan. Palju õnne, mul on suur rõõm, aitäh. Aitäh. Ei, ma võin, jaa, kõik läheb hästi. Enn Karu, palju õnne. Vapimärgi kavaler. Ma palun tagasi vallavanema, vallavolikogu esimehe, seepärast, et me oleme nüüd lähenenud tänase õhtu ühele väga suurele preemiale, ehk et välja jagatakse aastategu. Nagu te teate, see on tunnustus vallale ja valla elanikele väga olulise tähtsusega teo või algatuse eest. Selle mõju on suur ja hea. Kõik valla elanikud on saanud kandidaate üles seada ja otsus on nüüd teada. Jah, ma annan vallavanemale sõna. Aitäh. Anu, sa oled tõesti ilus. Aga minnes aastateo juurde, siis aastategu valiti välja siis valla elanike poolt interneti hääletusel ja sai ka raamatukogudes häälestada. Ja vist oli 10 või 11 kandidaati esitatud tegude hulgast hääletamisele.
ja nagu ikka, oli osavõtt aktiivne, meie inimesed on osavõtlikud ning võib-olla eristusid 3 sellist tugevamat tegu, aga siiski märgatava eduga teiste ees pälviti selle aasta teoks võib-olla selline esmapilgul kuiv ja asfaltine või lumine ja asfaltine, aga tähtis teed anda ühendab Laagrit ja Sauet, meie 2 suuremat keskust. Ja see on tee, mis valmis siis koostöös eraettevõtjate, Transpordiameti ja valla ühise panustamise läbi ja tema nimi vist maakeeli on Kuuseheki topi ühendustee. Tähtis on see, et see viib meie inimesi Laagrist Sauele ja Sauelt Laagrisse ja see on möödunud aasta tegu, et see lõpuks ometi valmis sai ja meie kogukondi ühendab. Palju õnne, elagu! Ja kuna siin oli tõesti hästi mitu osapoolt, mul on hea meel kõigepealt anda tänukirja üle meie enda valla esindajale Indrek Pikale, kes oli meiepoolne projektijuht. Aga tegijaid, eks ju, palun mitte ära minna. Tegijaid oli veel selle imelise tee valmimise puhul, aga kui üllatav tegelikult praegu oli, et selline tunnustus tuli ja inimesed on selle valinud? Väga üllatav ei olnud, iseenesest on suht oluline asi meie valla jaoks. Kellega kõige rohkem vaidlemist ja piikide murdamist oli selle töö juures? Kusjuures ei olnudki väga, et koostöö oli hea, et ehitaja oli hea, järelevalve oli hea, partnerid, Chester Universal, Maanteeamet, Transpordiamet täna siis, et koostöö sujus. Kas on keegi nagu sellistest tuttavatest sõpradest tulnud ütlema ka, et Indrek, see oli ikkagi nagu väga hea tee on ikka ja või ise olete küsinud, et ega juhuslikult sealtkandist pole sõitmist olnud, et kas on hea tee? Ta on hea kindlasti, ma selles mõttes väga hea meelega tegin, sest ma saan nüüd tööle kiiremini, poole kiiremini. Väga tore, see tõesti on aplausi väärt loomulikult. Mis järgmised tööd on, kas mõnda nii head teed on veel tulemas kuskile kanti? Igal pool ehitame. Selle sama tee otsa üritame ehitada Saue linna, teha korda näiteks ja siin teisel pool Sauet ehitatakse 2+2 teelõiku ka koostöös siis Transpordiametiga, et meie teine projektijuht on seal. Kuidas muide tähistamine täna edasi läheb? Meeleolukalt. Seda ma loodan ja seda meeleolu tõesti me lubame. Palju õnne, Indrek! Aitäh! Ja ma kasutan siis veel kord juhust, et ära nimetada, need nimed käisid siin juba läbi ja ma tean, et nende esindajad siin kahjuks täna vist kohale pole tulnud. Aga tõepoolest 2 ülejäänud olulist osapoolt selle kogukondi ühendava projekti puhul olid siis Transpordiamet, kes ehitas valmis poolteest või rahastas ja teiselt poolt tuli talle siis vastu Chester Universal, meie piirkonna üks suur tootmisalade arendaja ja seda piirkonda me teame ka Keit Tallinna nime all. Rahvast teab seda ilmselt selle kohane, kuhu pidi tulema IKEA, aga jäi tulemata. Aga sellele vaatamata, et IKEA-t ei tulnud, tulid teed ja see on eriti tähelepanuväärne.
nii et suur aitäh mõlemale osapoolele. See projekt on selles mõttes eriti silmatorkav, et neid projekte, kus erasektor ja riigisektor ja omavalitsus teevad niimoodi koostööd, ei ole Eestis väga palju ette näidata, nii et hurraa! Aitäh, tänased tunnustused on jagatud, ma tänan Harri Pajundit, aga Andres, minu meelest me ei ole täna proovinud sinuga istuda, kui pehmed kõik need diivanid on, sa pole ju proovinud istuda sinna. Oled sa nõus istuma? Me enne seda veel, kui me Andresega rääkima hakkame, me ikka istume juba paika, vaatame ära ühe väikse klipikese Ellenist, kes räägib ka, kuidas pidu tähistada tuleb. Tere, ma olen Ellen ja täna on teil pidu. Ma tunnen ennast elusalt ja tean, et elan mõnusalt. Kõigepealt ma algan teskopooliga. Nüüd ma teen pidu inised. Nüüd teen mõne lapse. Teen ilusa lapse, kes on natuke suure, liiga suure kleidiga. Eesti Vabariigil on sünnipäev. Ja üks tüdruk laulab ja see on see tüdruk, kellel on nööp. See, mille laps see laula, kes on selle lapse kõrval. Head pidu teile! Mõmmi, nad kasvavad nii kiiresti. Nii on, aitäh Erik Riikojale, kõik klipid on tema teinud. Aitäh veel kord. Aga Saue vallavanem, ma saan aru, kas väsinult või õnnelikult, kuidas sa siis praegu istud siin diivanil? Aus vastus on, et mõlemat. Olles juba 13. aastat selles ametis, astun siin juba Ennule vaikselt kandade peale ja komplimentigi teen sarnaselt, nagu märgati oli. Et võib öelda, et 12 aastat on olnud väga tihedad, väga ägedad, aga loomulikult tuleb aeg-ajalt ka ette hetki, kus ütled endale, et paan, Andres, võtta natuke hoogu maha. Tõesti, nendest hetkedest võiksid sa küll meile rääkida. Las need täna olla. Oot. Need jäävad omade keski rohkem. Ai, ma ei tea, kas see päris ikkagi nii sul õnnestub minna. Ma mõtlesin, et me Harriga tegime siin nii toreda mängu, eks ju, et kas klaas on pooltühi või pooltäis. Mul on klaas kogu aeg tühi. Tuleb juurde valada. Ja see oli nali. Ma olen Harriga sama tüüp, et pooltäis ja sellepärast me sobimegi hästi. Aga kuna tegelikult ikkagi vald on ikkagi kõige rahvarohkem ja nagu me aru saame, et kõige toredam ja kõige ilusam ja ikkagi kõige paremad inimesed elavad siin, et äkki mängiks ühe kõige mängu sinuga maha, kui sa oled sellega nõus? No ma olen kõigega nõus. Aga hakkame siis mängima. Esimene küsimus on, et kes on Saue vallale kõige parem vallavanem? Neid ei ole eriti palju olnud. Peab tunnistama, et Saue vallal on läbi aegade olnud vist üldse ainult 3 või 4 vallavanemat. Siin üks nendest saalis olev Mati Tartu ja minu hea sõber ja tuttav. Ja Mati võib-olla teab täpsemalt, mitu neid ennem jõudis olla. Aga ma julgeks arvata, et selle hinnangu peavad andma inimesed siin saalis ja meie külades ja kogukondades. Väga ilus diplomaatiline vastus. Kõige uhkem olid sa mitte Saku, siis ikkagi Saue. Kõige uhkem olid sa Saue valla üle viimati? Siis, kui Saku vallal kehvasti läks. Tervitan Martit siinkohal. Aga kui tõsisemalt, siis oleneb, mis ajahorisonti vaadata. Ma arvan, et me oleme läbi aegade teinud päris palju suuri asju. Siit palju läbi kõlanud ühinemine on kindlasti olnud üks megaprojekt ja ma olen hästi uhke selle üle, et me oleme saanud panustada päris sõna otseses mõttes Eesti riigi arengusse sellega, et me oleme saanud tõsiselt teha regionaalpoliitikat ja aidata neid piirkondi järele, kus võib-olla loomupäraselt see elu nii kiiresti ei areneks, kui ta areneb Tallinna külje all. Kõige ilusam koht Saue vallas? Vihjed on täna juba kõlanud, muide. Kõige ilusam koht on minu südames loomulikult. No. Aga vihjed on palju kõlanud ja kui mina peaksin külalise
kuhugi viima, siis ma tegelikult olen hingelt selline looduse sõber. Ja võib-olla kõlab usutamatult, aga see üksikuitaja ka natukene. Ja ma arvan, et kui ma peaks ühe koha valima, et ei ole kuhugi võimalik mujale minna, siis ma valiks ikkagi Valgjärve maastikukaitseala ja Järveotsa järvepiirkonna sinna. See on selline tõsiselt ürgne ja ütleme, ja ilus ja erinevatel aastaaegadel ilus looduslik paik, aga muidugi on meil, ma ei saa ära ütlemata jätta, et siin eelnevalt oli palju juttu merest ja tema piirist. Minu arvates on mere äärega see lugu, et seal on võimalik saada endale radikuliit ja ülelendav lind laseb pähe. Aga meil on see vastu mitu ilusat jõge ja järve ja see on tunduvalt suurem loodusväärtus. Kõige parem asi Saue vallas? Kõige parem on meie inimesed ja mul on õudselt hea meel, või see sõna õudselt ei kõlab üsna õudselt, aga mul on väga hea meel, et tänane üritus tegelikult jube hästi peegeldab meie inimeste kesksust. Me räägime ju siin täna õhtu otsa meie inimestest. Ma olen väga palju käinud erinevatel valla omavalitsuste sündmustel ja seal tehakse väga palju põnevaid asju, aga siia täna tulles ma ei teadnud, mida siit oodata absoluutselt ja mul on hästi hea meel, et minu meelest selle sündmuse korraldajad on Eesti Vabariigi sünnipäeva eelõhtul hästi ära tabanud sellise meie valla olemusliku eripära, et me oleme, või me tahame olla inimestele lähedal, et kui siin ajusagarate vahelt meelde tuletada meie selliseid põhiväärtusi, et me hoiame omasid, me tahame olla sõbralikud ja kutsuvad külalistele, me hoolime oma kogukondadest, me tahame, et inimestel oleks siin hea olla sünnist kuni kõrge eani ja kui nad ka vahepeal ära käivad, nad tuleksid tagasi. Neil oleks põhjust seda teha hea meelega. Me oleme kõike seda siin täna kuulnud ja ma arvan, et see ongi meie väärtus kõik. Aga nüüd läheme ikka veidi isiklikumaks. Võime minna. Kõige halvem asi vallavanemaks olemise juures? Halvad inimesed. Halvad inimesed? Jah. Neid on ka ikka, jah? Mul ei mulje, et ei ole. Sa ei saa valida, kellega sa suhtled ja sa pead kõigiga suhtlema. Ja tegelikult on uskumatult kurja inimesi olemas. Neid ei ole palju, aga nagu öeldakse, et tilk tõrva meepotis võib rikkuda kõik ära ja sellest saab muidugi alati üle, aga elu oleks tunduvalt mõnusam, kui neid ei oleks lihtsalt. Hästi, teeme asjad selleks. Kõige halvem kolleeg? Kõige halvem kolleeg? No, juba tuli siin, oleme nagu teemas, ma mõtlen. Ja. Või tahad sa rääkida kõige paremast kolleegist? Meil ei ole halbu kolleege, päriselt. Ma ei häbene seda ütelda, et meil on ainult head ja väga head kolleegid. Ja kui mõni satub olema halb, siis ta läheb ära lihtsalt. Õige, halvad ei jää siia. Sinu kõige halvem harjumus? Oi, neid on palju. Meil on aega. Neid on palju. Ennem läheb issanda väike looja, kui ma need ära hakkan loetlema. Esimesena meenub see, et ma jätan kontoris teetassi koos teepakiga seal sees kogu aeg. See naerab nii kõvasti, ma saan aru. See on ilmselt keegi meie kontorist, ma kujutan ette. Et meil on nimelt selline komme kontoris, et me peame ikkagi ise enda järelt ära koristama, aga minul on jälle omakorda komme, et ma jätan teetassi, kus on sees loputatud teepakk, mille ma olen siis tühjaks joonud. Ja siis ma jätan ta kuskile vedelema. Aga õnneks kõik juba teavad, et see olen mina ja ma järgmine päev lihtsalt vahetan selle pakki seal ära ja panen uue tee sisse ja saab hakkama. Ja teine, mis mul on lapsepõlvest kaasas, ma julgen seda tunnistada, ja ma olen eluaeg küüsi närinud. Sinu kõige halvem otsus? Miks mul nii keerulised küsimused on? Ma tahaks neid küsimusi, et mis harjunud. Kas tuleb jaht või ei tule? Jah, näiteks. Ma võiks kohe öelda, et tuleb alati jaht, et tuleb alati minna, aga halvad otsused. Jube lihtne oleks jälle öelda, et siin saalis on kindlasti õige mitu inimest, kes võiksid öelda, et Andres, sul oli küll üks ilgelt jama otsus. Oma arust ma olen ju teinud ainult häid otsuseid ja väga häid otsuseid. Aga me tige ja ei tule siia. Aga on olnud ka, see ei olnud minu otsus kahjuks, aga on olnud raskeid otsuseid loomulikult ja
ja minu jaoks ikkagi, mis on see alati kõige raskemad otsused, on siis, kui tuleb jälle otsustada inimeste üle. Ma arvan, et see on väga paljude juhtide traagika, et kõik inimesed on ju ilusad ja head. Ja kui sa pead kellelegi midagi ütlema, mis võib-olla ei ole hea, siis see tuleb päris raskelt. Andres, viimane küsimus. Kõige suurem soov kõikide nendele tõesti väga toredatele inimestele, kes siin täna on? Ma olen, soov. No loomulikult sooviks palju õnne ja armastust, aga ma ei tahaks nii lihtsalt piirduda, et ma lihtsalt olles vaadanud ja mõelnud siin viimastel aegadel seda Eesti elu ja kuhu me siin oleme jõudnud, siis minule tundub, et me oleme ikkagi jõudmas nii-öelda polariseerumise kriitilisse etappi. Et liiga palju on vastandumist ja liiga vähe on nagu hoolimist ja üksteisest nagu tähelepanemist. Ja liiga kergelt otsitakse nagu vaenu ja näidatakse näpuga. Ja millegipärast, see on loogiline, miks siin vabariigi aastapäeva eel mul on hakanud kummitama Eesti lipu laulusõnad. Teate küll, sinine on sinu taevas ja must on sinu mullapinda ja viimasel ajal ei laulda enam seda, aga vanasti oli seal ka see, et valged on sinu kased või midagi ja vist valged olid ka neiupõsed seal. Ma nii täpselt ei mäleta, aga. Ja tegelikult on see, millest seal laulus Eesti lipust rääkides lauldakse, on ju hästi helge ja positiivne ja tulevikku vaatav. Aga kuidagi on läinud niimoodi, et mustast ja valgest ongi saanud mustvalge maailm. Me nagu pooltooni enam ei tunnista või vähemalt kuidagi need leiavad kõige rohkem kajastamist, need mustad ja valged toonid. Et enam ei ole must mullapinna sümbol, vaid must on millegi, ma ei hakka nimetama siin, mida nimetatakse mustaks. Valge puhul jälle ka ei seostus enam heleda põsise tüdrukuga. Ja sinine, kui taevasse vaatad, oleks see tegelikult puhas õnnistus, aga siis ometigi tundub, et keegi näeb selles hoopis väga tormist merd või mingit muud, mida see mõte endas ei kandnud omal ajal. Mu soov olekski see, et me kuidagi pöörduksime nende põhiväärtuste juurde tagasi rohkem. Et me ei laseks sellisel igapäevasel olme emotsioonil, mida meile ka meediast paraku hästi palju peale surutakse, ennast eksitada. Et see ei lööks nagu lainetena üle meie enda sisemiste tunnete ja väärtuste ja me oleksime need samad ilusad inimesed edasi, kes me tegelikult sünnipäraselt oleme ja milleks meid kasvatatud on ja millisena me oleme oma elus elanud. Ja siis sellisel juhul me võime ka kindlad olla, et see Eesti riik kestab veel järgmised 100 aastat ka. Et see maailm selline ka oleks. Aitäh, Andres. Aitäh selle kohtumise eest ja selle jutu ajamise eest. Aitäh. Aga nüüd me oleme intervjuusid teinud, me oleme tunnustanud ja puudu on üks telemäng. Ja kui te oleksite nüüd vähegi nõus, siis ma väga hea meelega viiksin teiega ühe telemängu läbi. Me võiks nüüd teha niimoodi, et me teeks just nagu saali pooleks. Meil on siin, nagu te näete, ruumi väga palju laval. Kas leidub siit 3 julget inimest, kes tuleksid ja moodustaksid ühe võistkonna ja 3 julget inimest, kes moodustaksid teise võistkonna siia lavale? Meil on 10 küsimust ja loomulikult nagu telemängus ikka võitjal on auhinnad. Ma ei saa küll reeta, mis need praegu on, aga need on olemas igal juhul. Nii, kes tahaks tulla mängima? 3 julget inimest. Kas leidub siit poolt? Ei või olla. Ja siit poolt ma ei näe üldse liikumist. See ainult 3 inimest. Kas keegi tahaks mängida? Need on küsimused Eesti ja Saue kohta loomulikult. Mäng ei ole mõisa peale. Kas te julgeksite tulla? Ma tänan. Ma näen, et siin on julgeid inimesi. Nii, palun, kes tulevad? Ja saab teie lahkel loal, ma istuksin ise siia keskele. Palun.
tublid tüdrukud, tere tulemast. Kas teil on kolmas tütarlaps äkki ka liitub teiega? Nii, kes on kolmas tüdruk, kes liitub? Nii, ja härrased siia poole. Kas te näete, milline võistkond meil tekkis? Daamid versus härrad, väga meeldiv. Tere tulemast. Nii, kiire võistkonna tutvustus. Katrin, ei, teil on oma mikrofon, vabandust. Kas teil oli ka mikrofon? Võt, kas te saate sealt pealt võtta? Igal on, jah, väga meeldib. Nii, kiire tutvustus siis. Minu nimi on Katrin. Tere, mina olen Diana, olen Laagrist. Kaire, elupõline sauekas. No väga meeldib. Nii, mis on vastu panna siit poolt, paremalt käelt? Arnold, Jüru külavanem. Tere tulemast. Nii. Ma olen Toomas Laagrist. Rafael Kaasikust. Väga tore. Teeme prognoosid ka, et kui hästi siis Eesti ja Saue valla teadmised tunduvad olevat. Ma arvan, meil teab Toomas kõige rohkem. Kõik panused Toomasele. Nii, esimene küsimus. Kõik saalis loomulikult võivad kaasa mängida. Küsimusi näeb ekraanidelt ka. Esimene küsimus Saue kohta. Saue vallas elab jaanuari seisuga. Kas te teate, kui palju inimesi? 24 626. Issand, ma kohe oleks öelnud kõik ära. Aga see polnud küsimus veel. Küsimus on see, et kas rohkem on mehi või naisi. Ja kiiruse peale see kõik käib, kes... Naisi. Ai, praegu teie, ma ei tea, mul muidugi see hääl oli siit kõvem kusjuures. No Toomasel on lihtsalt hea hääl. Ma ei tea, haige daamidele punkt. Nii, naisi rohkem, jah? See on väga peen teadmine, sellepärast, kas te teate, ka palju naisi rohkem on? Mingi 0,5%. Ma niimoodi ei oska öelda. 186 väidavad andmed. Nii et nii palju on naisi rohkem. Väga meeldib. Küsimus number 2 kiiruse peale siis. Saue valla 50 küla seas on ka selline küla nagu Vanamõisa. Küsimus, kõik teavad, küsimus on, mitu Vanamõisat nimelist küla Eestis on? Ja ta nagu näete, variandid on 8, 10 ja 12. Pakume 10. 10 ja teie pakute? 12. Hurraa! On 12, loomulikult 12. Need on üle terve Eestimaa laiali. Kahjuks seis on niimoodi, et daamidel 2 ja härrastel, kui mu arvepidamine ei peta, vist on 0 hetkel. Me oleme ikka sama taseme. Ikka 0 peal. Aga läheme natuke siis järgmise küsimuse juurde. Me nägime oma elust ja tööst, täna rääkis siin Tõnu Sall-Saller ja Tõnu Sall-Saller on kuulus poeg. Hendrik Sall-Saller, väga hea. Ja Hendrikul on väga palju laule, aga teie küsimus ongi see, missugusest laulust pärinevad just nimelt need sõnad? Kohe tulevad need sõnad, ma loodan. Kus need sõnad on? Nii, palun. Mis laulus ka on tegu? Palun, nii, saab lugeda. Kas kosmos ei ole? Üks pisike ja pime ei ole kosmos, kui tugev tunne on mu sees. Ma nagu rongist maha oleks jäänud viimasest. Tunnen kuuma õhku, tunnen külma üksindust. Ei tea, jalgpall on parem kui see. Ärge, ei ole jah, see ei ole see laul. Tantsime sinuga katustel. Ei ole see laul, tantsime. Ei ole ka see laul. Ei ole. See on, ei, kahjuks variante ei ole siin. See tuleb nulliring, ma arvan. See on ainult unustamiseks, on see laul, tõesti. See oli jah, unustatud juba. Ja ei, siin ei ole. Temaatiline on ju. Nii. Sellepärast see meelde ei tulnudki. Ta on ainult unustamiseks, ma saan aru. Nii, küsimus number 4. Missugust koha nime ei ole Eestis olemas? Variandid on väga värvikad. Põrsanaeru, Kukerpalli, Karuperse, Mureküla, Hädaorg. Ühte kohta ainult Eestimaal ei ole. Missugune see on? Missugust kohta ei ole Eestimaal olemas? Nii, kes tahavad pakkuda? Tõesti, sellised kohad on olemas. Üks neist on väike liialdus. Saue vallas nad ei asu, väike vihje. Kukerpalli. Kukerpalli panute teie, et ei ole. Nii, ja mis teie pakute? Me jääme sinna A juurde. Põrsanaeru, kusjuures need mõlemad kohad on olemas. Saate pakkuda veel teise. Mureküla ei ole. Ei, kus ta siis on? Ei ole Mureküla olemas. Ei, see on tõsi. Nii, soovitan kiirustada. Seis ei ole muutunud. Kuna naisi on rohkem, siis nad võivad vabalt eest ära minna. Naisi on rohkem, eks ole praegu, jah? Aha, nii. 5. küsimus. Ja 5. küsimus küsib Eesti kohta. Mida on Eestis ühe pindala ühiku kohta kõige rohkem? Mida Eestis pindala ühiku kohta on kõige rohkem? Metsamaad. Soid.
oodake nüüd variante, valed asjad puha. Meteoriidikraatreid, koduloomi, kaubanduskeskusi, ilusaid modelle või kontserdisaale. Mida on? Kaubanduskeskusi. Võiks arvata, eks ole. Aga kahjuks see ei ole nii. Kaubanduskeskusi ilusaid modelle võiks ka olla. Ma arvaks ka, aga ei ole tõendatud. Koduloomi siis. Oli meil. Just, õige. Neid väga palju mujal Meteoriidikraatreid Euroopas ei on olegi, Eestis kõige rohkem. Nii, 1 punkt, palju õnne, 1 punkt meestel, 3 punkti. Lõpuks. Kas me võime teha mängu edasi või me lõpetame siin ära? Vaadake, kas me võime teha? Ei, ma ei näe, mida Marit mulle näitab. Ei või teha, ei või. Kahjuks siinkohal mäng lõpeb ootamatult. Ootamatult mäng lõpeb ja see on daamide võit. Palju õnne teile. Ma loodan, nad andsid meile loobumisvõidu. Palju õnne veel kord ja aitäh selle väga meeleoluka mängu eest. Ja meil on auhinnad ka loomulikult ja need auhinnad on igati peole sobilikud. Ma usun, et need kuluvad tänase õhtu jooksul veel ära. Palju õnne. Ja nüüd mul on suur rõõm ja au öelda teile, et pidu jätkub väga meeleolukalt ja väga tantsuliste rütmidega. Teie ees on Siim Aimla bänd ja solistideks loomulikult Kaire Vilgats ja Nele-Liis Vaiksoo, nii et saab tantsida, saab kaasa laulda. Kui te tahate minna näitust vaatama, siis loomulikult kindlasti vaadake ja peatuge nende autode juures pikemalt. Seal on tõelisi rariteete, mida isegi lähiriikides ei ole. Väga lahedat pidu teile kõikidele. Pidu jätkub kuni kella 11-ni. Kahjuks praegu on sellised ajad. Aitäh teile. Elagu Saue vald ja elagu Eesti. Aitäh kõikidele. Aitäh.